Tere ilusat laupäeva, kahjuks mitte Hormuzi väina juurest. Nägin YouTube'is videos, kus keegi tegi mõtisklust seistes Hormuzi väina ääres ja veel sinine meri oli ja taustal olid tankerid, mis ei liigu kuskil. Ja võib-olla mõni droon oli ka kohe üle lendamas. Võib-olla mõne drooni siin Tartus saab, aga Hormuzi väina ei saa. Saab Emajõe ja Tartu Ülikooli paadisilla ilma paadita. See on parim, milleks ma olen praegu võimeline. Aga Iraani sõjast tahaks küll natuke rääkida. Kuigi ma siin Hormuzi väina ääres kahjuks olla ei saa. Viletsam ilm kui praegu Hormuzi väina ääres. Millest ma tahtsin rääkida? Rääkida siis Iraani sõjast ja kõigi armsa koeraga. Mäletan, mul meeles, kui ma 80-ndatel rääkisin, jutt oli ühe vestluse käigus, kus ma ütlesin, et oleks tore, kui Ameerika Ühendriigid ründaksid Nõukogude Liitu ja Eesti saaks uuesti vabaks. Ja seetõttu ma ei saagi aru, mis on Eestis praegu juhtunud, et miks me ei soovi iraanlastel seda, mida me soovisime iseendale. Et on inimesi, kes on ärritunud selle Hormuzi väina ja väina pärast ja siis selle Iraani pärast ja ma ei tea, mille pärast veel, ühesõnaga sõja pärast. Et keegi ei ole, koer tuleb, jälitab mind. Et üks argument, mis tundub kõige tõsiselt võetavam neist halbadest argumentidest minu arvates, on siis see rahvusvaheline õigus, aga tegelikult kui natukene süvitsi asja oodata, siis seda rahvusvahelist õigust ei ole kunagi olemas olnud. On olnud, rahulikumaid aegu, mingi grupp inimesi ja tegelasi on hakanud mõtlema, et nemad võrduvadki kõik, et nemad võrdusmärk kõik, aga nemad ei võrdu kõigiga. Ja seda ei olnud ka siis olemas, kui ta oli olemas, ütleme nii. Ta on alati olnud tugevam õigus ja sellel oli ilusaid hõlste selga panna. Aga asjad on nii, nagu nad on. Hea paralleel on rikkad inimesed, et on selline asi, et mis on ka Eestis suhteliselt häirivad inimesed, kes vihkavad rikkad inimesi. Et ma saan aru, see tuleb staatuse mängud ja see tuleb inimesed, kes on abielu inimesed, et kes selleks midagi leida, peab olema ilus, rikas ja mida kõik, eks ju, ja siis on vaja seda mängida, seda julma mängu, aga mina ei ole kunagi mitte seda mängima ja isegi make-up'i ei suuda kasutada, ma kratsin selle maha kohe. Siis ainukene lähedane asi, mis mul on, ütleme, rikkad inimesed ma pole kunagi vihanud, aga see, mis on hispaania keeles hijo de papa, eks ju, see papa pojuke, mis on isegi neid ma tegelikult ei vihka, selles mõttes, et see ei ole midagi halba, kui keegi saab võimendust või abi mõned pereliikmed, eks ju, kas või oma vanematele isegi, kui ta on täiskasvanud, eks ju. Küsimus on see, et kui ta hakkab oma eksistentsi, seda, mis tal on tegelikult võimendusega saadud, eks ju, hakkab pidama nulltasandiks. Et see on, mis tekitab sellist imelikku tunnet, aga see ei ole isegi rikaste inimeste vihkamine, sest see on, need inimesed on suhteliselt tagasihoidlikud ja sellised, mis on lihtsalt näiteks keegi nende korteri ostnud või mingeid asju, mingeid võimendusi, mida nad peavad nüüd nulltasemeks. Nendega võib olla, aga muud ei ole. Ja Iraani on sama asi, et see rahvusvaheline õigus, riigid toimuvad inimesed, eks ju, riigid koosnevad inimestest. Ja seda tegelikult, see ei ole see nulltase, mida nemad silmas pidasid. Nii et jah, pean ütlema, et ma suhtun sellesse Iraani sõtta positiivselt, nalja teeb muidugi see, et on Trumpi igasugused säutsud ja ütlused sotsiaalmeedias tunduvad sammuvad sama jalga börsi kinni ja lahti oleku aegadega. Praegu on, eks ju, börs on, eks ju, Euroopas on vähemalt nüüd isegi esmaspäeval kinni.
nii et ja see Trumpraga üle 48 tundi, selles mõttes jah. Aga noh, võib-olla see on juhus ja võib-olla ei ole, mis vahet seda. Ma ei hakka panustama lääne ühiskonna hukkule, eks. Sest kui lääne ühiskonna hukkub, siis pole selle kogu sellel börsil ega mitte millegi pole mingit mõtet. Nii, mingid varesed on siin puu otsas, kes raksuvad kergelt ähvardavalt. Ma ei tea, kas neil on pesitsusaag, et tahavad mulle juba pähe lennata või on veel hetk mitte seda teha. Aga olgu, ma äkki pööran tagasi, ma ei taha.